Paljude inimeste jaoks on kannatus tõepoolest nagu ravim. Kas elu on võimalik elada ilma kannatusteta? Loomulikult on võimalik, kuid selleks on vaja elada arenenumal vaimsemal planeedil. Meie aga elame teiega langenud planeedil, kus elavad mitte just kõige paremad olendid. Maailma riike juhitakse mitte just õigete seadustega ning ka inimkonda juhivad mitte just heatahtlikud valitsejad. Kuidas saab siis selles mitte just õigemas, mitte just heatahtlikkuse maailmas mitte kannatada? Kannatus ise on edasiviiv jõud. Enamgi veel, inimesel on oma olemuselt olemas loomsed programmid ja üks neist on väga tugev programm, see on laiskus. Kui inimene ei kannataks, kui tal poleks vaja raha teenida, kui tal poleks näljatunnet, siis ta ei teeks ka mitte midagi. Kuid praegu tõukab kõik see, mida ta teeb, teda läbi kannatuste tagant, paneb avastama oma andeid, talente ja võimalusi, otsima iseennast, seadma eesmärke ja ülesandeid ning neid ka täitma. Ja tuginedes oma praktikale, mu sõbrad, tahan öelda, et 90% inimestest, kes tulevad meie juurde õppima, on kogenud mingeid väga tõsiseid vapustusi ja kannatusi. Nii tõsiseid, et alguses, kui nad meie juures õpivad ja kui mina nendega töötan, nad lihtsalt nutavad. Neil voolavad pisarad, nad ei suuda endal seda seisundit seletada, miks nad nutavad, kuid see ongi puhastumine. Neisse on kogunenud nii palju neid kannatusi, valu ja hävinguid, et sellest hävitavast seisundist vabanemiseks on vaja aega. Viib ju see kõik lõpuks ka psüühiliste haigusteni ja praegu kogevad paljud inimesed tõepoolest väga tõsiseid kannatusi. Seda oleks olnud võimalik vältida, kui nad oleksid kuulanud mind 20 aastat tagasi, mil ma rääkisin neile sellest, mis hakkab toimuma täna. Kui nad ütlesid mulle, ei, meile sobib kõik niigi, meil on niigi kõik hästi. Aga mina ütlesin neile hästi, aga kujutage ette, kui tuleb aeg, mil sa ei saa õuegi minna. Ja mis sa siis teed? Aga sul pole midagi teha, sa tahad süüa, tahad elada, ennast teostada, aga välja minna ei saa. Ma arvan, et need inimesed meenutavad mind praegugi, sest just praegu ongi selline aeg. Esmalt tuli see 2019. aastal eksperimentaalselt, aga nüüd on see kohal veelgi suuremalt. Seetõttu, mu sõbrad, on inimene ise süüdi selles, et ta kannatab. Inimesed võiksid mitte kannatada. Mina tean, mida on vaja selleks, et inimesed oleksid õnnelikud. Kuid paljud lükkavad selle tagasi. Paljud ütlevad, meile kõik sobib. Seepärast on vaja selleks, et mitte kannatada, saada Jumala inimeseks. Ainult selline inimene suudab elada elu ilma kannatusteta.